Hei, sa kuulad podcasti Aktiivne Malev. Täna oleme kutsunud endaga siia ühe väga erilise külalise, aga ennem räägime ka mõnest tähtsast tulevasest sündmusest. Nimelt 15. juunil, ehk siis see laupäev, ma ei tea, kas see osa jõuab ennem seda välja, aga muidu 15. juunil kell 5 ootame kõiki malevlasi Stroomi randa koos ühiselt võrkpalli mängima. Et ootame teid sinna, saame koos võrku mängida, niisama nautida, võtke snäkke kaasa ja veedame koos ühe mõnusa õhtu. Ja 17. juunil kell 11 on ka malevsuve avamine Vabaduse väljakul, nii et seal kindlasti olge kohal, ootame teid kõiki. Ja see oli päris hea. Jah, ma arvan ka. Ühesõnaga, täna on meiega siin üks eriline külaline, nimelt Ernst Valdmaa. Tere! Hei, mina siin. No, kuidas läheb? Läheb väga hästi, aga töiselt, sest et malevasuve ettevalmistus on täies hoos. Praegu tõmbasite mind siin kõige kiiremal ajal, lepingud on just kõik tegemises. No. Ja ka esmaspäeval, nagu sa ütlesid, tuleb malevasuve avamine, et selleks on suured ettevalmistused käimas. Et nagu... staabil on käed jalad tööd täis. Tahtsin just seda öelda. Okay. No ütleme siis kohe, et võtame esimese küsimuse, et räägi täpsemalt, kes sa oled, millega sa tegeled üldse. Ja võib-olla nagu meil on siin mõned, kes kuulevad, kes ei olegi nagu eriti, ma ei tea, teadlikud staabist ja selle koosseisust, nii et kes on neist? Ja. Mina olen siis Ernst ja õpilasmalevaga seotud siis aastast 2014, kui tulin ise noorena, kunagi looma ja rühma esimene aasta. Siis käisin mitu aastat noorena malevas, tundus väga vinge, ei tahtnud, et see ära lõppeks, tulin rühmajuhiks. Ja siis üks hetk sikutati ka staapi tööle ja siin olen siiamaani. Et hetkel staabis siis olen juhatuse assistent ja koostan lepinguid ja vaatan, et kandideerimine toimiks ja komplekteerin rühmasid ja tegelen kõige muuga, mis suvel võib olla vaja teha. Tähtis vend nagu. No, tundub väga põnev. Ma mõtlen samana. Tundub, et igav ei hakka, et ülesannetest puudust ei ole. Kavatsed seal kaua veel olla meil staabis? Seda näitab ainult aeg, et ega ei tea ju. Seda ei tea kunagi. Siiamaani on, ma ei tea, lepingud on päris ilusad olnud. Ma ei ole küll, okei. Oled näinud mõnda? No mõnda olen näinud, jah. Näinud küll, jah. Aga... Jah, sellel aastal on lepingud on meile digitaalses versioonis, saab panna digiallkirja alla. Ossa, see on ehk siis tuleb, tundub, et sa ikkagi ei ole ühtegi näinud, kui sa siin seda võtad praegu. See aasta seda võtad uudisena praegu. Aga jah, igatahes. Ja ma ise ka nägin, et tuli nagu seekord just digitaalne leping, et kuigi ma kuulsin, et mõned nagu võib-olla soovad ikka paberil, aga see oli võib-olla mingi valeinformatsioon. Ma osad lihtsalt paberit rohkem, ma arvan. No, hoiame kokku, hoiame loodust, et ma arvan, et digitaalseks üleminemine on täitsa hea mõte. Nojah, aga jah. Kuidas sa sattusid üldse malevasse, kus sa kuulsid esimest korda? Ja, see on hea küsimus. Kes seda mäletab? Kui ma õieti mäletan, siis mingi tolleaegne parim sõber käis juba eelmine aasta ka looma ja rühmas ja siis oli, et see on ülilahe. Et sa peaks ka proovima ja siis nii läkski lihtsalt. Ega seal midagi, üptis siuke tavaline stsenaarium. On küll üptis tavaline, aga see on jah. See on ikkagi eriline, kuna see on Ernsti. Kuna see on Ernsti oma, ikkagi vaata, see on erilisem kui tavalisem malevlasele. Aga mitu aastat sa käisid kokku nagu malevas, ise malevlasele? Maleva noorena või? Jah. 4 aastat. 2017 oli viimane. 2018. Aga mis rühmad siis jõudsid ära käia, kas mõni neist rühmadest on alles ka? Looma 1 või 2, ma ei mäleta. 2014 siis käisin... mis see oli siis No, võtab mõtlema. Valgerve 3. Valgerve, õige. Valgerve 3, siis ma olen ka käinud. 2016 käisin, kus ma siis käisin, see on väga hea küsimus. Marjamaal käisin 2016, Marjamaa 2. Ikka peab ära käima. Ja seal Marjamaal, Marju peab igaüks vähemalt korra korjama oma maleva karjääri. Mina siiani ei ole, nii et ei tea, kas satub ka. Ma olen kuulnud, et see kaks kohta, kus peab kindlasti ära käima, on mingi marjarühm ja teine on siis
Rancho, jah. Rancho. Mina ei ole käinud, ei pea käima. 2017 käisin siis 2 rühmas, käisin Pühajärvel ja Koongas. Kas kunagi oli siis võimalik, nagu ma olen kuulnud, et varem nagu mingid aastad tagasi käisid veel mõned malevlased nagu ühe suve jooksul 2 rühmas, et kas siis nagu tol ajal oli selline asi võimalik, et mulle tundub, et enam võimalik, aga see põhjus, miks see juhtus, oli tihti see, et kas siis nagu viimasel hetkel enne rühma keegi ei saa mingil põhjusel minna ja siis lihtsalt hädakorras lihtsalt otsiti ja kui juhtus, et keegi oli nõus, et ma saan nüüd minna asemele, siis see oli see väga fine. Parem see, kui tühi koht rühmas. Minu arust mingi aasta oli ka see nagu rekord, et keegi käis vist 4 malevarühmas ühe aasta jooksul või 3 või 4, mingi sükune asi oli ju. Mina olen kuulnud vähemalt, ma ei tea, kas see tõsi on, aga no kui sa oled kuulnud, siis peab uskuma. Jaa, täpselt, peab ilmselt on siis see usutav. Aga mis su lemmikrühm oli nendest, mis sa käinud oled või ise kas või juhendanud üldse? Kas see on natuke raske küsimus võib-olla? Võib-olla laiali, jah. Võib-olla, ma ei oska nagu malevanoore aastatest valida niimoodi. See on igaüks oli omamoodi huvitav ja andis omamoodi uusi kogemusi ja sõpru. Et igas rühmas oli mingi oma pärl. Jaa, seda kindlasti. See meelde jäi. Aga mitu aastat sa nüüd oled nagu rühmajuhina tegutsenud? Palju sa rühmasid kokku oled teinud? Ma kuulsin, et ma ei tea, kas see vastab ka tõele, et sa oled vist kõige noorem rühmajuht üldse sihtasutuse õpilasmaleva aegadel. See on võimalik. Ma ei ole nagu statistiliselt, ma ei oska nagu kindlalt öelda, et jah, aga üks noorematest ma usun küll. Okay. 18 olin, kui esimest rühma tegin. Okei, ja mitu rühma siis kokku, kui 6 aastat olen teinud, või see on 6 nüüd. See aasta teen Loomaaed 2 rühma, väga tore, tundub, et tuleb. Ja kokku olen teinud siis äkki see on 9 nüüd. See on päris hea tegelikult. See on ikka päris hea number juba. Aga joogipaus. Peab jooma. Kuigi ilmad pole küll hetkel just kõige palavamad, aga siiski. Oluline ega viimast seda vedelikku kätte ei saa. Seda küll. Seda vist pigem ja. Aga kust üldse nagu, ma saan aru, et sind kutsuti staapi, aga nagu... Tekkis vaba koht ja siis rühmajuhtide seast nagu otsiti kõigepealt ja siis ma mõtlesin, et miks mitte proovida. Ja kas sa nagu läksid siis kohe nagu juhatuse assistendiks või seal oli äkki enne mingi teine amet? Kõigepealt olin logistik, tegelesin nende madratsite ja busside ja toitlustuse ja kõige sellega. Ja seda tegin 2 hooaega või 1,5 või midagi siukest ja siis... Ja siis kui see assistendi koht vabanes, siis sain selle nii-öelda või kandideerisin. Ja mitmendat aastat sa hetkel siis assistendina tegutsed juba? Teine hooaeg. Okei. Ma oleks arvanud, et kauem, et kuidagi tundub, et nii pikalt on alati olnud see Ernsti nimi niimoodi pildis. Aga no nii. Mina tahtsin küsida, võib-olla huvitavam küsimus, et rühmajuhtidel on ju punased jakid kõigil, on ju. Aga mina olen märganud seda, et Ernstil on oranži värvi nagu. Ja see on nagu, ma iga kord panen seda tähele, et see ei ole nagu, sa oled nagu, särad selle teise jakiga, et ma mõtlesin, kus sa siukse jaki said või miks sul siuke... No see ikkagi näitab seda, et ma kasutan seda töövahendina, et ta ei ole ainult mingi paraadjakk mul, et ikkagi põllul on seljas ja nii ta kulub. Aga eks ta oli muidugi, ma sain mingisuguse viimase mingi vanema mudeli ka, mis oligi natukene teistsugune, natuke heledam juba alguses, aga lihtsalt ta kuidagi on pleekinud ära nagu... Pleegib ja pesus läheb kuidagi eriti hästi see värv välja sealt. No jah. Aga sellest pole midagi nüüd. Näitabki, annab rohkem... Nüüd tuleb uus. Siis sellel ongi rohkem sellist personalitit nagu. Väärtus rohkem, ma ei tea. Valetasin ka enne, nüüd on 7 aasta. Nüüd saan uue äkki, õige. No, oleks ka aeg äkki. Oleks ka aeg. Ilmselt embleeme on juba päris palju sinna kogunenud.
no nii, Rasmus siin tahab näidata ühte videot, et loodame Ernsti kommentaari saada sellele. See tuleb ekraanile ka kohe, et siis me tahame, et sa... Näitad telefonist? Jaa, neile ma näitan sealt, aga me tahame, et sa seletaksid, mis selle kontekst on. Et võt leidsime sinust sellise video siis ja ma ei tea, kas julged seletada? Ma ei tea, mis videos. Ma isegi ei tea, mis sealt tuleb. Isegi enamust ei tea. See on Rasmuse mingi mis sa saladsed näita juba siis ette ka. Rasmuse pikaaegne plaan mind tabada mingilt teolt. Jah, raudselt on mingi kuritegu seal. Oi. Aga tegelikult ma pean selle üles otsima üldse. Nojah, ju me siis ootame. Aga rääkige nii kaua. Räägime siis seni, kuni Rasmus siin otsib. Aga näiteks räägi siis meile oma lemmikmälestus näiteks oma malevlase aegadest, kui sa mäletad, sul on kindlasti neid väga palju, aga mingi selline, mingi hetk, mis on nagu tuleb esimese meelde vaata. Mingi lõbus mälestus, midagi sellist. Keegi see panniga pähe või mingi, ma ei tea. Loodab, et äkki seda pigem ei juhtunud, aga see läks väga tore. Ma siuke huvitav hetk. Mälestus või? Mingi tore selline lõbu. Mingi hetk mälestus. Keegi ütleb sulle, et mis on nagu kõige toredam maleva nagu rühma malevlasena olemise nagu võlu. Sellest on kirjutatud 5 aastaku raamatus ka kunagi, aga Marjamaa rühmas käisin oma rühmajuhiga, rühmajuht kas keegi tahab nagu jooksma tulla, et sportlik värk ikka, et ma mõtlesin, et pole väga jooksu inimene, aga savi, proovime. Ja siis kumbki võt telefoniga kaasa ega mingit kaarti ega midagi ja nii me siis hakkasime sealt Marjamaalt jooksma, vaatasime muidugi enne kaardi pealt ringi ära, et umbes mingi 10 kilta või mingi siuke, et paras. Aga hakkasime minema mingite kaarti VSC kaasas ei olnud, umbes nagu teadsime, kust võiks ära keerata, aga tuli välja, et ei keeranud ja siis jooksime ja vaatasime, et millal see keeramise koht siis lõpuks tuleb ja siis hakkas juba vaikselt Tartu paistma, kes teab, Marjamaa on nagu Tartust natuke lõuna poole, et siis lõpuks see ring venis 21 kilomeetriseks, jõudsime kuskil kottpimedast tagasi, kõik teised rühmajuhid olid jumala paanikas ja kõik teised olid juba mingi enam-vähem valmis hakkama meid otsima tulema kuhugi. Et see oli siuke värvikas moment. Kas siis nagu ei tekkinud mõtet, et äkki tagasi pöörata ja minna nagu lihtsalt tagasi jalutada? Ma ei mäleta, ma tõesti ei mäleta, mis see motiveeris nagu, et nüüd peame ainult edasi, et see oli, et ju ta kohe tuleb see ära pööre koht, ju ta kohe tuleb. Tol ajal siis Google Mapsi vist GPS-i kasutatud. Neil ei olnud ju telefoni kaasas. Ka ma nii ammu ei käinud malemas. Siis olid ikka iPhone'id ja asjad olid igal. Ja seda küll, jah. Aga samas see on hea lugu, mida rääkida. Me ei võtnud kaasa lihtsalt, jah, sest et kuidagi tahtnud tasku loksuks või midagi. No nii, Rasmus nüüd näitab siis seda kurikuulsat videot. Ei tea, mis sealt tuleb. Nii, et see on siis video sinust, kuidas sa oled oma maleva kaaslasega, töötad põlvil ja sa mängid kitarri. No, vaatame video. Ämmamori maja. Oho. Milleks meile vaja, ämmamori maja, see lumberdame maha, lämmetsa elama, aga linnuke. See oli kogu klipp või? Jaa, aga no nii. Mis on selle kontekst? Miks te mängisite mingi maja ees? Kus see võis olla üldse? Ma pean mõtlema. Näita veel. Ma tahan nagu lähemalt. Ma vist kunagi näinud seda, see on äkki mingi 2018, 19. Ma tahan näha, kes esiteks, kellega ma siin. No nii. Saaks ma aru, kust rühmas üldse? Nii palju mälestusi, et ei tule üldse ette, kus see võis olla. Ma seda nagu konkreetselt hetke ma reaalselt nagu isegi mäleta ja seda videot vist ma arvan pole näinud isegi. Kas sul on mingi siseinfo ka, et kust rühmas see pärineb? Värskendada mälu natukene. Nimelt see on 2016 Marjamaa rühmast. Marjamaa rühmast. Vot siis on küll jah. Meil oli, seal elatakse on ju kämpingutes ja sükestes väiksemates majades mingi 4-5 kaupa või mis iganes.
ja siis ma olin lahedate kuttidega kämpas, meil bondisime väga hästi ja siis meil oli siuke nagu mingi hetk tekkis mingisugune traditsioon või asi, et on vaja siis kõigepealt õhtul käia kõigile mingit suvalist laulu iga õhtu unelauluks laulmas ukse taga ja ka hommikul siis äratust teha. Eks me väga palju ei maganud seal rühmas, meie camping. Ja meil kuidagi nagu ma mäletan, et meil ei olnud ka seda nagu, et hommikul nagu uni on nii suur, ei viitsi minna või ei jaksa täna või ikka nagu plaks üleval ja läksime järjest, laulsime kõik mingi campingu ukse tagusid läbi. Okei, see Aga minu allikatega väga ei matši. Aga see võib mingi muu... No ma võin sulle seletada rohkem, äkki tuleb meelde. No räägi, ma tõesti mingi kohest klikki ei tekkinud. Te siis laulsite Ämmamoori maja ja seal vist ilmselt seal majas elas jutu järgi teie tööandja vist. Ja siis te läksite kosja talle ja siis te kahekesi ja siis te läksite laulma talle. Huvitav lugu. Väga huvitav. Ma olen ka seda kuulnud just isegi. Miks me seda tegime? Ernst ise ka ei tea. Nooruses kunagi ei. Ai, ega see noorus on üks huvitav aeg niimoodi. No, siis ei teagi, kumb lugu paika peab. Kes seda oleks saanud arvata? No ei tea siis. Ta oli siis. nimega, aga ma ei mäleta. Tööhend. No Marjamäel on Tõnu Oks olnud aastat. See teine. Ma ei tea, mingi naine. Mingi naine. Tõnu Oks on naine. Ülle või? Jaa. Ülle. Jaa. Oho, no nii. Ülle oli siis Marjamaale kunagi see, kes põllul, kui korjad ära, siis lähed, viid oma pangist, ta kaalub ära, paneb kirja, et palju sa oled korjanud, on ju. Ja ta oli lemmar ikka. Oli lemmar. No siis on aru saada. No võt. Aga ma ei tea, siin sai malevlase aegadest mälestustest nüüd räägitud. Äkki sul on mõni hea mälestus oma rühmajuhi nagu aegadest rääkida meile? Midagi, mis on niimoodi meelde jäänud? Kui kohe tuleb niimoodi? Peab jälle mõtlema, nii palju on tehtud. Seda on palju. Kõige naljakam lugu, mis on juhtunud malevas, mida sa nagu juhid? Naljakam. Või näiteks. Jah, meelde jääva. Ma korra mõtlen. Andke mulle minut. No nii. Igas malevas on juhtunud midagi, mis on kindlasti, meelde jääva, aga raske on valida võib-olla seda ühte kindlat, mis ongi... Jälle peab mõtlema, mis rühmas ma olen üldse. No muidugi oli Raadiko rühma tegime Ketrin Kasteinaga 2020, kui ma ei eksi. Ja siis, kui seal nagu tööle minnes, või mitte tööle, vaid sööma minnes, elasime seal Rakveres kuskil koolimajas. Tööle minnes käisime, kõndisime või läksime ratastega iga hommikusöök, iga õhtusöök. Käisime mööda sükst rullmassaaži reklaamist, kus on Ivo linna peal. See on niimoodi põial püsti, nõjatub selle peale ja siis me tegime pilti sellega iga päev. Ja siis sellest Ivo linnast sai kuidagi nagu teema meil rühmas, ma olen fänn ka vits ja siis natukene, siis me hakkasime, lõpuks oli see, et iga tööpäeva lõpus viimased 15 minutit me kuulusime Ivo linna suurt loteriid. Siis me jõudsime nii kaugele, et me läbi Robert linna saime Ivo linna telefoninumbri, ehk siis poolel sellest rühmast on Ivo linna telefoninumber telefoni salvestatud. Oh my god. Siis me helistasime talle ja siis ta tegi meiega videokohtumise seal rühmas. Nii, et ta pole vist väga tehnikavend, et mingi sõber onkel aitas tal selle kaamera käima panna ja siis ta seal vestles meiega ja siis veel pärast rühma saime taga näost näkku ka kokku ja ta rääkis meile oma mingi nooruspõlveaegadest lugusid ja värki. Et see oli nagu väga lahe elamus. No kõik. See on kindlasti meelde ja see on küll mingi... Ivo linnaga niimoodi isiklikult kohe kohtuda ja no see on, ma arvan, et selline hea lugu, mida rääkida. Kui tahta, siis saab järelikult. Jaa, kõik on võimalik. Aga kui sa nii kauaks oled siia malevasse jäänud ja niimoodi, siis räägi meile, mis teeb sinu arvust üldse maleva eriliseks, et miks sa nii kauaks oled jäänud
ja nagu mis sind tõmbab siia? Jälle väga raske küsimus. No, mulle praegu makstakse iga kuu palka. See seletab palju. Aga tegelikult nii maleva noore kui siis rühmajuhiks olemise vaatenurgast just see seltskond, ma arvan, on see, mis soojab. Pluss nagu jällegi nii maleva noore kui rühmajuhi rollina, et ma arvan, et see on nagu siuke koht, kus sa nagu saad lasta nagu vabaks rohkem ja et ei ole nii palju mingid kui käid tänaval ringi, ei saa mingi nagu kokkutulekul mingi kostüüm seljas ja mingi häälitseda ja karjuda ja et see on nagu see on koht, mis annab selleks võimaluse. Ma kindlasti nõustun, et malevas on hoopis sellised kuidagi teistsugused inimesed ja kohe kui siia sattusin, siis tundsin, et olen nagu omade sekka sattunud, et see on kindlasti väga hea seletus sellele. Aga näiteks, mis on sinu lemmik maleva siis selline mäng või traditsioon, mis on nagu selline sinu lemmikosa alati nendest? Ütleme mäng siis pigem. Või mingi nagu mäng, traditsioon. Väiksem filter. Mäng, jah. Musipesale. No on siuke lemmik või mitte, aga traditsioonilised tegevused on alati nagu, need on just need, mida tihti noored ka tahavad mängida. No just, need teevadki malevast maleva. No mulle isiklikult meeldivad igasugused mingid playboxid ja siuksed teed gruppi ja siis mingi loovülesanne või siis pluss teine, mis on mulle meeldib see ka, et annad alguses näiteks mingi kannamuna või tiku või midagi ja siis sul on aega mingi 2 tundi või 1,5 tundi, et käia näiteks Rakvere linna peal ringi ja vahetada see millegi vastu. Ja siis vahetad ja siis lõpuks vaatasime, mis grupp mida nagu, mille vastu selle kõik ära vahetas. Siuke asi oli ka või? Mis see tulemus oli siis, milleni te jõudsite siis? Seal on igast asju tulnud tagasi. Sõltub hästi palju kohast ka, et linnas on kindlasti ühtemoodi ja kuskil maakohas on hoopis teistmoodi, et kunagi, kui ma ise noor olin, siis tehti seda ja vist hakkaski kanamunast pihta ja siis me olime lõpuks mingisuguse suure kasti maasikatega tagasi kuskilt, et see on, pole üldse paha. Isegi auhinda andav mäng, nagu saad ise endale kasumit teenida sealt. Mis teil endal on lemmik maleva mäng või siuke traditsioon, mis teil on, kui te lähete rühma, siis ma tahan, et see oleks kindlasti toimuks. Ma ei ole üldse kogenud. Mida? No mulle meeldivad näiteks need aju psühholoogia mäng. Mingi psühholoog. Issand jumal. Need asjad, need on huvitavad. Aga Noomi? Mul on nagu, ma ei tea, kas ma oskan nagu ühte sellist kindlat lemmik nagu asja välja valida, aga ma ei tea, kõik need sellised pulmamängud ja need valimised ja tüdrukute ja poismeeste õhtud, need on sellised lõbusad asjad, et saad alati oma mugavustsoonist välja minna, eriti selle tüdrukute ja poismeeste õhtuga, et lähed linna peale ja seal teed selliseid erinevaid väljakutseid, aga ma ei tea, eks ikka nagu erinevaid mänge on, et selles mõttes, et kõik traditsioonid. Vahetamismäng on küll väga hea mõte, mina seda mängin veel ei ole, aga kindlasti tahaks. Peaks tegema ära. See on väga hea mõte. Aga ma ei tea, sellest ei ole väga palju räägitud, aga järjest, kuidas läheb siuksel sihtasutusel nagu, mis on õpilasmaleva retked või? Jaa. Kuidas läheb õpilasmaleva retkedel? Matkaretkedel, ma ei tea isegi, mis see nimi on, aga noh. No ütleme nii, et see oli suuresti minu ja Oti algatus kunagi, et on nagu üleval, aga nüüd kui uus juhataja tuli ja uus nagu staabi koosseis, siis on hästi palju ikkagi läinud, mina sain ka uue ameti selle juhatuse assistendina, et kõigil on läinud põhirõhk nagu selle oma põhitöö peale ja uue ametikoha õppimisele ja tegemistele, et ei ole olnud väga energiat kellelgi nii-öelda sellega süvitsi tegeleda, et ma arvan, et kui see nüüd kätte võtta ja sellega nagu sinna alla natukene aega panna ja siis sellest võiks ikkagi asja ka saada, et tegelikult meil ju, kui me sellega tegelesime, meil oli ikka 10 tegevust. Ja. Aga plaan on jätkata ikkagi sellega?
no mina arvan, et see on väga tore nii-öelda lisategevus õpilasmaleval ja miks mitte seda jätkata. ma nõustun ka. Sinna on vaja kedagi nagu... kindlat, kes sellega tegeleb. Ja, et väljaspool nagu seda siis malevasuve kindlasti ma arvan, selline hea selline tegevus, et koos mingid retkeid ette võtta. Võib-olla saab kunagi lausa niimoodi teha mingi traditsiooni, et me hoopis, ma ei tea, iga malev saab näiteks oma rühma lõpus teha ühe matka. No, või siis no juba see, kui ju aktiiviga korraldate mingisuguseid, et nüüd lähme Paljassaarde või kuhu iganes, te olete ju korraldanud mingid väikseid matkasi huvilistele, et see on juba ka ju puhas reklaam või siuke saab teha väiksed matkad ja kanuud ja mingid kindlasti saab. Aga noh, selles mõttes, et Ernstil käed-jalad tööd täis, et sul on... Me ise ka võtma natukene ette tegema ikkagi. Et selles mõttes, et ma tean, et Ernst, sa tegeled ka õmmikatega, siis õpilasmaleva rahvatantsurühm, kes ei tea, siis ka igast kõige muuga ja ka selline ansambel nagu Playboys. Räägi meile natukene rohkem, kuidas see üldse tekkis, kust alguse sai? Õmmikad või? Playboys pigem, ma arvan. Playboys. Ei no, Playboys sündis 2019 aastal, ehk siis mis meil on 6 aastat oleme juba Norbertiga, üks ka praegune staabiliiga muideks ka, komandör Norbertiga seda pulli teinud ja kust see sündis? Enne malevasuve on rühmaühtel siuke nagu välikoolitus või siuke suve ettevalmistus Võsul. Ja kus siis nagu mõtlesime, et õhtul võiks teha natukene pulli ja et teeme siukse 90ndate Eesti muusikat parodeeriva siukse tribuutansambli. Et mina siis mängin süntesaatorit ja Norbert laulab. Ja kuna see seal rühmajuhtidele läks nagu väga menukalt peale, et tagasiside oli läbi lae, siis otsustasime ka jätkata ja siis tegime juba mingid Facebookid ja asjad ja me oleme ikka päris mitu korda käinud ka nagu nii-öelda õpilasmaleva väliselt esinemas, et eks me põhikeikad on ikkagi kokkutulek ja mingisugused rühmajuhtide üritused ja sellised, aga oleme käinud ka Pulmas näiteks ja mingitel teemapidudel ja sünnipäevadel ja siukestel kohtadel. Et on täitsa huvitav ettevõtmine olnud nüüd 6 aastat. Väga huvitav kindlasti. Tegevusest puudust ei jää, et ma arvan, et iga malevlane saab nõustuda, et nad ei kujuta kokkutulekut ilma Playboysita ette, et see on alati selline üks kindel osa sellest. Mina sain üldse, vist eelmine aasta saingi teada, et Ernst üldse on seal Playboys bändis. Ja mul ka. See parukas on petlik, jah. See parukas on väga petlik. Ma olin ka seal kokkutulekul suht lava ees ja siis nagu Norberti ma tundsin ära ja siis ma mõtlesin, okei, ma ei tea, kes see teine on, aga siis ma millegi sügisel sain teada, siis ma nagu, mis sass? Okei, ma ei oleks kunagi arvanud. Jah. Aga jah. Tegelikult ma terve kokkutuleku vältel ei saanud aru, et sa oled sina seal. Kuna sul oli see parukas ja see petab nii hästi ära, et nagu jah, võib-olla me spoilime kellegi ette praegu, et see Ernst on see ja, kes ei teadnud, siis nüüd teate, seega mõni saladus. No jah. No see, kes ei vaata, see ei tea, mis meil on tavaline 13 vaatamist. Mõni äkki lihtsalt kuulab. Mõni lihtsalt kuulab. Vähemalt keegi nii kaugele kuulab. Niimoodi. Aga Ernst, väljaspool malevat, mis on näiteks nagu väljaspool malevat siis sinu hobid, millega sa tegeled, kui üldse aega jätkub? No hobid, kas see nüüd hobi on? Lõpetasin ülikooli just rekreatsioonikorralduse erialal. Mis hobid on? Rahvatantsu tantsin Tallinna Ülikooli rahvatantsuansamblis, olen tantsinud juba ka väga mitu aastat. Mängin erinevaid muusikainstrumente ja ega väga rohkemaks aega ei jäägi, kui aus olla, et sul tegemist palju seda, ma arvan, et oleme kõik aru saanud. Malev ja õmmikad ja rahvatants ja tahad ise ka pilli mängida ja vahepeal natuke puhata ka, siis ongi tegelikult päris piisavalt tegemist juba. Aga mis on näiteks sinu eesmärgid edaspidi tulevikuks õpilasmalevaga seoses või lihtsalt üleüldse? Mida sa tahaksid korda saata siis? Korda saata. Ja paremaks teha. Mis on nagu, praegu.
no ma olen ikka seda meelt, et kuna praegu on õpilasmalevaid korraldavad kõik omavalitsused omaette, Tartus on oma korraldus, Pärnus on oma, Rakveres on oma, Viljandis on oma, Tallinnas on oma ja nii ka väiksemates kohtades. Et siis see üle-eestiline see maleva korraldus võiks olla kuidagi ühtsem ja kas siis võiks olla mingi katuseorganisatsioon või et nagu lihtsalt ühtlustada seda, et ala siis kõik Eesti noored, kes tahavad õpilasmalevasse minna, saaksid võimalikult nii-öelda sarnaselt laheda kogemuse. Jaa, ma kindlasti nõustun selle, et rohkem kuidagi kokku viia neid erinevaid kohti ja kokkutulekul on meil ainult just Tallinn, Viljandi ja kokkutulekul on jah Tartu, Viljandi, Pärnu suuremad suuremad maleva korraldajad, et jah. No väiksemaid ei taha kaasata. Me ikkagi iga aasta pakume, aga lihtsalt ja samas rahvast on hästi palju. Kahjuks ei osale, et rahvast on palju. Rahvast on palju ka. Aga nüüd ennem kui me siin niimoodi hakkame, siis ma arvan vaikselt kokku tõmbama, et räägi, mis on sinu ootused selleks maleva suveks, et kuidas sa tahad, et see läheks ja mis on ootused? No ma tahaks, et läheks staabi mõttes sujuvalt, et ei ole mingisuguseid erroreid väga ja et marjad oleksid valmis õigel ajal, et mari ei mädaneks. Et jah. Kas teil on mingid nagu erroreid ka staabis olnud aastate jooksul nagu kõige suuremaid, millest rääkida võid selles mõttes? No mis need põhierrorid ju ongi see, et kuna kliima on selline, siis kunagi ei osata ette ennustada seda, et millal saab näiteks maasikas valmis või vaarikas või mis iganes mari on ju, mille kasv sõltub on ju päikesest ja vihmast ja mingi kevadistest töökülmadest, et siis on alati need rühmakokkulepped tehakse ju tükk aega varem ja siis alati ongi oht ju see, et kas mari saab liiga vara valmis või saab liiga hilja valmis, kuigi rühmakuupäevad on ju paigas, et see on iga aastane siuke loterii natukene. Jaa, Eesti ilm on alati selline üks suur loterii, et kas nüüd veab või ei, et selline kõige suurem error ongi siis on mingisugune, ütleme, et marjade mitte õigel ajal valmimine või midagi hullemat ka kunagi olnud. Midagi traagilisemat. No niimoodi, et rühm toimuda ei saa või nagu? Eks on ära ka jäänud ikkagi täitsa rühmasi, aga nagu keset suve lihtsalt. Ärge, ei saa enam. Suht kahju. Igasuguseid juhkuseid on olnud, ma liiga ei hakkaks lahkama siin. Mõtted pole jah. Mul endalgi eelmisel aastal vist esimesed tööandjad nagu kukkusid alt ära ja siis tuli täiesti selline muudatus, rühmajuhid uued ja uus elukoht ja asukoht. Õnneks tavaliselt oleme suutnud et kui leitakse mingine lahendus. Väga lühikese ajaga leida lahenduse ja asenduse ja mis iganes, et ei jääks ikkagi rühm ära täitsa, et oleks ikkagi kuhugi minna ja mingit tööd teha. Jaa, aga võtamegi siis kokku vist. Aitäh, Ernst, et sa tulid, väga huvitav oli kuulata igast lugusid ja rohkem natukene sellist staabi ellu võib-olla natukene rohkem sissevaadet saada ja loodame, et sujub hästi. Aitäh kutsumast, järgmisena nomineeriksin õpilasmaleva juhataja Külli Tatteri tulema podcasti, videopodcasti. Vaatame, kas kutsume. Äkki saame ta siia. Äkki saame talt kuidagi ilusat malevsuvaverst. Ja teile ka. Loodame, et kõik laabub hästi ja tuleb kõigil lõbus ja ilusat malevusuve kõigile. Aitäh, et kuulasite. See oli podcast Aktiivne Malev.